Tere taas! Vaatame nüüd ülesande 2 lahendust. Ma esialgu püüan teile abiks olla, kui peaks segadust tekkima. Nii, võtame siis tekstitöötluse mooduli ja siit siis ülesanne 2. Nii, ülesanne 2 ja laadime alla ülesanne 2 faili. Nii. Ja siin on siis näha, mis ülesanded tuleb teile ära teha. Siin on jällegi 3 ülesannet. Esimene on siis otsimine ja asendamine, teine on stiilid ja laadid ja kolmas on siis tabelite kujundamine ja koostamine Wordis. Seda küll väga tihti vaja ei ole, aga lihtsalt käeharjutuseks on hea küll. Nii, ja esimene harjutus ongi selleks, et avada siis fail lihtsalt tekst ja asendada kõik topelttühikud ühe tühikuga. Nii, läheme tagasi oma kursusele. Nii. Lähme tagasi kursusele. Nii, ja siin siis mäletate meil kaustas abitekstid on siis selline dokument lihtsalt tekst. Laadime selle alla. Ja siin oli siis ülesanne asendada topelttühikud ühe tühikuga. Kust me üldse teame, et kas neid tühikuid on üks või mitu? Siin paragrahv menüü home, alammenüü paragrahv on selline märk, näitamise ja peitmise märk. Kui me selle sisse lülitame, siis me näeme tegelikult kõiki märke, mis siin dokumendis on. Muidu nad on peidetud ja te näete, et siin neid tühikuid on väga-väga palju. Tegelikult iga sõna vahel peaks olema ainult üks tühik. Ja ülesanne ongi need tühikud siis eemaldada. Ma annan teile see nii-öelda tööjärje kätte ja te ise siis viite selle dokumendi nii kaugele, et iga sõna vahel ja tegelikult ka iga lause lõpus ehk siis lõpumärgi juures vahel ei ole tühikuid. Nii, ja selleks on meil menüüs home, alammenüü edit, kus on siis find, kus saab otsida siis mingit sõna, näiteks sõna on. Nii saab vaadata 62 korda on sõna on siin. Siin on siis replace. Replace all on tegelikult nii find, replace kui ka go to, kui on vaja konkreetsesse kohta minna, mõni kommentaar, mingi lõik, siis saab ka kasutada. Ja meie peame siis kasutama seda funktsiooni replace. Nüüd teie saate hästi lihtsalt teha. Minul mõned asjad ei tööta, kuna mul käib salvestus. Teie saate teha hästi lihtsalt. Vajutate siin ülemisel real, mida te otsite, ehk otsite 2 tühikut, paneme 2 esialgu, 2 tühikut ja teete lihtsalt klaviatuurilt 2 korda klõps. Ja mida siis millega asendada on 1 kord klõps. Nii, ja vaatame. Valime kõigepealt find next, vaatame, ta leiab üles 2 tühikut, teeme replace, leiab järgmised 2, teeb replace ja nii edasi. Ja tegelikult hetkel, kuna me kontrollime väga siin ei pea, võime kirjutada replace all ja siis ta näete üle 1000 tühiku eemaldas. Ja vaadake, aga nüüd on ikkagi jäänud veel väga palju tühikuid, sest et kuskil, kui oli 5 tühikut, siis ta osad eemaldas ja nii edasi. Nii et tegelikult võib veel kord replace all teha. Nii. Ja vaatate üle, kas on veel 2, tegelikult on veel selliseid, võib veel kord replace all teha, leidis veel 9 ja teha siis nii kaua, kuni rohkem ei ole. Nii, võime selle praegu, nii ja vaatame, mis siis see järgmine ülesanne oli. Ülesanne oli leida mitu kordumist on tekstis sõnadel paik ning kui ja viru. No ma näitan teile ühte, näiteks sõna paik. Lähen tagasi siia ülesande peale ja vaatame find. Nüüd kasutame find ja paneme paik. Tegelikult seda saaks isegi lihtsamini. Nii. Find in main document. Nii. Millegipärast ta ei leia. Okei, siis ongi õige, et 1 kord viru. Nii, leidis, et 11 korda on.
ja kirjutate selle numbri siis sinna taha või näiteks kui me otsime sõna ja, nii, näete 106 korda. Nii, ja vaatame, mis siin ülesanne veel oli. Näiteks asendada sidesõna ning sõnaga ja, noh, see on sama sarnane, mis meil see esimene ülesanne oli. Ja nüüd 2 tükki on siis näiteks leida enim korduvad sõnad, noh näiteks on, võite ise valida ja värvida need siniseks või leida sõna Viru ja märkida need bold'is. No mina valin siis suvalise sõna, mis ma arvan, siin võiks olla, siin tuleb jälle kasutada asendusfunktsiooni. Näiteks, no ma ei tea, võtame sellesama on, või võtame Viru siin. Nii, asendame ta sama sõnaga Viru, aga näete siin more punkti all on siis võimalik muuta vormingut. Näiteks teha siis see sõna, no ma ei tea, võtame, mis paremini silma paistab, oranžiks. Siin saaks muuta veel ka, näiteks kui me muudame ka, teeme ta veel bold'iks ja teeme ta võib-olla veel natuke suuremaks, ühesõnaga igasuguseid omadusi saab panna ja vajutame replace all ja vaatame, mis juhtus. Ja kui ma nüüd kinni panen, siis näete, Viru on igal pool asendatud siis sellise vorminguga. Nii, paneme selle kinni. Ja mis ülesanne siin veel oli? Nii, ja siis stiilid. Stiilid on siis ülesanne pealkirjale rakendada stiili heading 1 või mõnda muud olemasolevat ja teha ise stiil. Lähen uuesti siia. Nii, ma võtan alati, jätke meelde, et siin üleval on sellised abinupud, on siis Undo ja Redo, nii et võin alati tagasi võtta. Stiili märkimine käib nii, et tegelikult märgite ära siis selle pealkirja, millel te tahate stiili muuta ja siin on kohe stiilide alammenüü, vajutate heading 1. Kui siin vajutate sellele kolmnurgale, siis näete, siin on erinevaid selliseid stiile. Ja nüüd võite siit valida näiteks kuskile mingi teise stiili, näiteks sellise stiili. Ma soovitan selle töö ära teha niiviisi, et teil oleksidki ühte tüüpi stiilid. Ja nüüd ise stiili loomine käib siit samast nurgast. Ja kui te näete, siin on plussmärgiga New Style. Ja siis te saate panna stiilile oma nime, minu stiil näiteks. Ja hakata teda kujundama. No näiteks font on Arial, suurus on 14, bold, itaaliku võtame maha, teeme oranži. Mille baasil ma teen tavalise normal teksti baasil. Nii, saate siin veel igasuguseid, saab ka numeratsiooni ette panna, kui te tahate näiteks. Nii, ja okei. Ja nüüd on siin nimekirjas teie stiil, minu stiil. Ja kui te tahate seda kasutada, näete, siis saate seda siin kasutada. Nii, natuke läks nüüd palju. Läks palju, see on normal. Nii, ja kogu ülejäänud tekst võiks olla siis stiilis normal või saate siis ise valida mingit muud stiili. Nii, ja vaatame, mis ülesanne veel oli. Tabel. Tabeli tegemine võite teha siia lõppu või ma võtan täiesti uue faili. Ärge unustage seda siis salvestada jällegi. Nii, või teete sinna dokumenti. Ja insert on siis see menüü, kus on võimalik midagi lisada, kas sümboleid, valemeid, teksti kujundada, päist ja alust, leheküljenumbreid, kommentaare, all- ja lõpumärkusi, erinevaid hüperlinke,
järjekorrahoidjaid, videosid, erinevaid graafikuid, kujundeid ja nii edasi. Ja siit on võimalik lisada ka tabel. Ja on siis öeldud, et teha umbes sarnane tabel, nii siit saate siis valida, missugune see tabel on, nii. Ja tegelikult te peate kasutama nüüd Table Design, kui te olete tabelis sees, siis ta pakub selle kohe välja. Ja te saate siis valida siit tabeli stiili. Kas teil on esimene rida siis kuidagi eriline või on kõik ühesugused read, kas esimene veerg on eriline või on nad ühesugused, siis saate siit valida mingisuguse värvi, kas siis ühele lahtrile või kogu tabelile, siin saate valida need erinevad juba olemasolevad vormindused, aga võite siis ka ise vormindada. Nii, ja võtame sellise kõige tavalisema siia tagasi. Ja teil on olemas, te saate siis jah, neid raame panna täpselt selliseid, nagu teile meeldivad, näiteks diagonaalid, eks ju. Nii, teistpidi diagonaal ja on ka draw table variant olemas, kus teil avaneb pliiats ja vot sellega te saate nüüd igasuguseid kriipse teha. Täpselt nii, nagu te neid kriipse tahate, kas läbi mitme, läbi mitme peaks ka saama, aga peab täpselt siia punktile kokku. Huvitav. Ja te saate ka, siin on ka kustutaja, te saate tegelikult teha siit kustutada ära ja me võtta uuesti selle pliiatsi ja teha siis siit selline läbi mitme lahtri. Nii et selliselt saate kujundada täpselt sellise tabeli, nagu tahate. Jälle kustutaja võtate, saate siit siis vahepealt neid jooni ära kustutada. Nii et ja siis lülitate välja ja siis saate siia siis sisse kirjutada sellise teksti, mida soovite. Nii, ja siis selle tekstiga te saate ka igat poodi toimetada, te saate seda teksti kujundada, paigutada kas keskele, allaäärde, no siin antud juhul ei ole väga. Nii, tegin natuke siin, nii, siis on näha ka keskele. Nii, siis saate valida teksti joonduse, kuidas te seda teksti tahate. Nii et neid võimalusi on siin hästi palju, nii et head katsetamist teile.